ma loodan, et teil on olnud väga hea suvekool siiani. Ja nüüd, vaat siin on, mõelge natukene selle peale, et mitu korda te olete praeguseks öelnud, et keegi on tulnud teie juurde mingi jube hea mõttega või endal on jube hea idee tulnud. Ja nüüd sa ütled, et ei, ma ei saa. Keri põrgu. Ma veidi kahtlen selles, et kui palju neid kordi on olnud. Eestlane, alati kui inimesed käivad mul koolitusel, siis nad on mingi hulk tegelasi, kes virisevad, et nad ei oska öelda ei. Samas see on ju täiesti eestlaslik viis. Mõtle natukene selle peale, et kui tihti sa kasutad väljendit ei ei tuleb täiesti loomulikult eestlasel. Et kui sa tunned, et sul on ei keeruline öelda, siis ma aitan seda nüüd järgmise mõne minuti jooksul sul veidi harjutada. Kõigepealt esimene harjutus on väga lihtne. Aja niimoodi silk sirgu ja siis ütle tuli välja, väga hea. Nüüd järgmine harjutus on täpselt sama lihtne. Ütle nüüd I. Ja nüüd panen 2 tükki kokku. I. Tuli välja küll, eks. Aga nüüd vaata, enesetunne on selline vähekene kehvakene, aga me väga tihti peaksime ei ütlema siis, kui mingisugune kas või ahvatlev asi tuleb, mis tõmbab meid rajalt kõrvale. Me peaksime siiski hoidma enda fookust. Muidu, mis vastasel juhul juhtub see, et sa läheksid nagu restorani ja keller toob sulle menüü ja siis sa lappad seda. Tooge mulle see kõik palun. Mis selle tulemus on? Sa sööd ennast üle, pärast pole süda paha, raha on otsas, üldse ei ole hea olla. Sa ikka tellid neid asju, mis sulle meeldivad, ülejäänud asjadest sa keeldud. Õnneks küll kellerid ei ole väga peale tükkivad. Nüüd, kuidas me saame öelda ei? Me saame seda öelda 2 moel. Üks võimalus on öelda ei, nagu seda teeb väikene laps. Kui palju teil teist on? See on 3-aastane laps või isegi juba 2 tuleb päris hästi välja. Kuidas laps ütleb ei? Et näiteks kui ta ei taha hommikus pudru ära süüa, et kas ta tuleb näiteks su juurde ja siis ütleb, et vaadake proua ema, see puder ei näe esteetiliselt kõige parem välja ja siis peale kõige muu veel see lõhn on täna nagu mingisugune imelik natukene ja ma parem ei maitsekski teda ja ausalt mu seedetraktis on veel küll toitu eelmisest õhtust. Mul praegu ei ole apetiiti. Ta ei ütle seda, ta ütleb ei. Ma palun söö nüüd pudru ära. Ei, palun söö nüüd pudru ära, siis sa näed, mõmmi tuleb välja sealt taldriku pealt. Ei, palun võta nüüd amps, võta issi eest amps. Ei, söö pudru ära, siis kasvab su suur ja tubli mees. Ei. Söö see pudru ära, muidu tuleb rõve koll ja sööb su ära. Mõnikord seda selle peale ütleb jah, sest ta tahab kolli näha. Puhtalt uudishimust. Nüüd, et üks võimalus on see, et ütle lihtsalt ei ja ära põhjenda. Aga siin kehtib üks lihtne reegel. Teeme kohe katse. Kui me nüüd korra võtame pildi maha ja ma nüüd ütlen ei sulle. Mis sa arvad, mis nägu mul on? Ei, ma ei saa. Ei, ma tõesti ei saa. Nüüd on pilt tagasi. Kõlas usutavalt. Mitte väga. Oleks võinud peale tungida, kedrata seda nii palju kui kulub. Nüüd, kui sa ütled ei, palun ära naerata. See kostab välja. Kostab ka telefonis välja. Kostab välja ka siis, kui sa teist inimest ei näe. Kui sa ütled ei, siis ütle konkreetselt. Ei. Proovi. Ei. Ära naerata. Nüüd, endal võib küll naljakas tunne mõnikord olla. Nüüd, teine võimalus on öelda ei niimoodi täiskasvanulikul moel. Ei, ma sel korral ei saa, sellepärast et näitad, mis sind töös hoiab, miks sa ütled ei. Aga järgmine kord võib-olla on see jaa. Aga sel korral on see ei. Tule küsi järgmine kord jälle. Ei ole igavikuline mõiste. Igavikuline ei juhtub ükskord elu jooksul. Siis kui nagu saabub selline veidi terminaalne seis. Nüüd, minu jaoks ei olegi küsimus sellest, kuidas ei öelda. Minu jaoks on, vaata, ei me ei ütle kahele inimtüübile, kui keegi lähedane meie käest midagi küsib.
siis me ei ütle talle ei. Me ütleme talle igal juhul jah. Kas või 4, aga me teeme selle asja ära. Ja nüüd, ja siis, kui helistab sulle mingisugune müügimees või mingi suvaline telefonikõne, püüab sulle mingisugust tolmuimemisrobotit, mis keedab kohvi ja puhastab õhku ja teeb, ma ei tea, mida veel, eks käib su eest poes ka. Maksab ainult kõigest special price for you, my friend, only 128 000 krooni. Siis tema jutu ilmselt sa kuuled kuskil poole peale umbes. Et me tahaksime, kuidas teil kodus puhtusega on? Kas te soovite, et me tutvustame teile ja sa paned toru ära. See ütled talle isegi ei. Nüüd, aga vahepeal alt tunnen öelda ei. Me vist selle pärast ei ütlegi. Nüüd selleks, minu jaoks ei ole küsimus, kuidas öelda ei. Minu jaoks on küsimus selles, kuidas öelda aeglasemalt jah. Ja tavaliselt, kui keegi tuleb mu juurde, siis ma ütlen, et jaa, loomulikult ma tahaksin seda teha, aga ma enne küsiksin paar küsimust. Ja nüüd, kui ma sellise lause olen öelnud, siis tavaliselt inimesed teavad, et ega sealt head enam ei ole oodata. Ja minu küsimused, mida ma küsin, on tavaliselt sellised. Kuidas see asi, mida sa tahad, et ma teeksin, on seotud kõige tähtsama eesmärgiga? Aga kellega sa veel oled rääkinud? Ja kui ma saaksin teha ainult osa sellest, mul on praegu kaunis kiired ajad, väga tähtsad asjad on poole. Milline osa see oleks? Aga kellega koos ma saaksin seda teha? Kellega sa veel oled rääkinud? Ja kui sa ütled, et sellega on jube kiire, mida sa selle all mõtled? Et mõnel puhul jube kiire on tõesti, et kohe on vaja, aga tavaliselt inimesed ütlevad, et kui järgmise kuu alguseks saab, siis on hästi küll. Et kui kiire see kiire tegelikult on. Ja nüüd selle aeglasema jahi tulemusena juhtub 4 asja. Esimene asi on see, et inimesed ütlevad, et kuule, ole nüüd vait ja hakka nüüd tööle. Nüüd teine asi, mis juhtub, on see, et nad lähevad ära täiendavat infot otsima, lisainfot leidma ja siis ma saan rahulikult oma asju seni edasi teha. Nüüd 3. on selline preventatiivne või ennetav efekt. Inimesed enne mõtlevad asja põhjalikumalt läbi, kui nad tulevad, et minu käest küsida mingisugust asja, mida ma teeksin, mingit teenet kas või. 4. asi, mis juhtub, on see, et nad leiavad mõne lihtsama ohvri. Nüüd, kui sa annad järgi, siis küsi alati vastu teenet. Et kui sa ka ütled jah, siis proovi teise inimese käes ka temapoolne jah kätte saada. Sest mis sa arvad, mis juhtub, kui sa tuled näiteks hommikul oma töölaua taha ja nüüd keegi ütleb, et kuule, ole hea, lippa saiakese järgi. Ja, muidugi lähen. Aga kui sa hakkadki hommikuti saia järgi käima. Aga kui sa küsid, et hüva, ma lähen küll saia järgi, aga äkki sa teedad seni kohvi või teed? Et proovi alati see teise poole jah ka saada vastu, et siis elu on tasakaalus. Nüüd üks asi oli veel, mis ma tahtsin teile rääkida. Tegelikult ei meeldi mulle üldse. Seepärast proovige öelda aeglasemalt jah. Ja teine asi, tehke üks väike harjutus, tehke veel täna selline harjutus. Et näiteks ülejäänud tänase päeva jooksul te ei ütle ei. Täiesti risti vastupidine sellele, millest ma praegu siin räägin. Ärge kasutage 3 väljendit. Õppetund ise pärineb Ameerika ühelt tippcoachilt Marshall Goldsmithilt. Ta soovitab kasutada või vältida 3 väljendi mitte kasutamist. Esimene on ei saa. Teine väljend on pole võimalik. Ja 3. on jah, aga et proovige täna niimoodi elada, et ei kasuta neid 3 väljendit. Aga samal ajal ärge võtke kõiki pakkumisi vastu. Me tegime selle harjutuse ühel sellist see oli luterliku kiriku arengukavade koostamise koolitus. Ja seal inimesed olid hommikul veidi negatiivse võitu leebelt väljendada. Ja siis lõunapausi ajal me tegime selle harjutuse. Kehtestasime korra, et see, kes kasutab lõunapausi ajal väljendeid ei saa, pole võimalik või jah, aga jääb magustoidust ilma. Ja siis üks laudkond, 6 inimest istusid ümber laua
Ja siis tuli üks vanema põlvkonna kirikõpetaja sinna ja keerutas pöigled ja küsis ilmselge mõnuga, noh, kas siin mulle kohta ka on? Ja siis nad kihelesid tükk aega. Ja siis lõpuks tõusis üks vanem proua püsti ja ütles, et noh, lähme siis otsime koos sulle uue koha. Et sa ei pea ütlema ei, aga mõtle ja alati ütle jah, kui vähegi võimalik. Jah, öelda on palju mõnusam. Aga hoolitse selle eest, et see jah tuleb siis, kui sa tegelikult saad ja tahad ka ennast pühendada sellele. Kui sa teed midagi, siis pühendu sellele, tee seda asja täiega. Boris Akulingit tsiteerides, tema küll ütles pidi, kriminaalsest maailmast oli väljend pärit, et kui sa midagi teed, siis pidevini sisse. Et tee asju südamest. Ja siis, kui need lähevad südamega konflikti, siis leia viise, kuidas öelda aeglasemalt jah, kui on põhjust. Selles jutt, mida ma täna tahtsin teile lühidalt rääkida, kas teil on ka, kellel on, millised küsimusi teil veel on? Meil on aega täpselt 1 küsimuseks. Ja mis siis juhtuks, kui sa ütleksid, et see kord ei ole võimalik, aga järgmine kord küsi jälle. Ei ole lõplik. Sel korral on vastus ei, aga järgmine kord on juba järgmine kord, siis vaatame uuesti. Eestlase põhiline viga on see on nagu see vana hea lugu elevantidest, eks. Teate küll see lugu, kus kohas sakslased kirjutavad raamatu lühike sissejuhatus elevantide ellu, 1-24 köide, venelased kirjutavad loo elevandid kaitse või rünnak, siis prantslased annavad välja kokaraamatu 1001 retsepti elevantidest, eestlased kirjutavad süvapsühholoogilise teose, mida elevandid meist tegelikult arvavad. Et kui sa ütled ei, siis ei ole mõtet mõelda selle üle, mida teised arvavad. Teised on niigi ametis selle üle, et mõelda, et mida me nagu neist arvame. Nad tegelevad suurem osa ajast sellega. Seega, kui võimalik, ütle jah. Vahel arva, ütle ei, kui vaja. Aga siis proovi kuidagi aeglasema jahkina öelda, ütle, et ei, selle korral ei, aga edaspidi võib-olla jah, mine tea. Ja vaat, see tuletab ühe asja veel meelde. Et kui sul nüüd endal tuleb mingisugune mõte, et jube vahva oleks seda asja teha, kohe kangesti tahaks seda asja hakata tegema, aga mingi eelmine asi on veel pooleli, siis kirjutada üles. Ja tee endale selline inkubaator, kus kohas paned idee jälle kirja ja siis korra paar kuus vaatad sinna inkubaatorisse sisse ja sa otsid mingi tegevuse, mõne tegevuse, mitte mingi, millel on mõju on kõige suurem ja pingutus kõige väiksem ja siis teed ta järgmisena ära. Ma tean mitut inimeste kooslust ettevõtetest MTÜ-deni välja, kes peavad ühist inkubaatorit. Ja siis, kui tuleb mõni selline kaval mõte, mis nagu tõmbab tähelepanu ära, siis paned ta sinna kirja ja siis hiljem vaatad kõik koos. Igaüks võib sinna lisada ideid ja siis jälle võtad sealt ükshaaval asju välja, et nad ära teha. Ja see on palju parem viis, kui niimoodi poolpiduselt mitut asja teha. Et hoidke fookust ja asi läheb oluliselt paremini edasi. Hüva, aitäh tänaseks! Ja soovin teil suvepäevade lõppu ja jätku, mis sest, et sügis on juba käes, aga peaasi, et siin on suvi olemas.